Oh, lahe. Terve tsivilisatsioon ei surnud eile öösel välja. See on õige. Pärast 39 päeva kestnud võitlust teatas Donald Trump 2 nädala pikkusest relvarahust Iraani sõjas. Siiski ei ole relvarahu Ameerika Ühendriikide ja Iraani vahel paljutõotav algus läbirääkimisteks. Võib-olla lõpetatakse tulevahetus, kuid riikide ühine arusaam relvarahust on vastuoluline ja me ei tohiks arvata, et kõik on sellega lahendatud. Seega vaatame täna niinimetatud relvarahu ees seisvat põhiprobleemi. Seejärel saame vaadata paari põhjust optimismiks, miks tulevahetus siiski lõpetatakse. Üks neist puudutab Trumpi, kes õpib tundma lahinguvälja tegelikkust, ja teine puudutab protestijate taas esile kerkimise võimalusi. Aga alustame relvarahust endast. Võite mäletada, et vaid mõned päevad tagasi oli meedia pöördes, sest Trump ähvardas Iraani elektrijaamad ja sillad õhku lasta, kui Iraan ei ava Hormuzi väina teisipäevaks. Teisipäeva hommikuks oli sellest saanud küsimus terve tsivilisatsiooni hukkumisest. Midagi saab öelda ka meedia reaktsiooni kohta sellele, mis hõlmas arusaama, et juba ainuüksi ähvardus takistab igasuguse kokkuleppe sündimist. Aga ma jätan selle vähemalt homseks, peale mitte eriti peene meeldetuletuse, et see kuulus endiselt nende asjade hulka, mida Donald Trump ütles. Noh, vaata, aga vaata, ilmselt ei muutnud see kokkulepet siiski võimatuks. Tõepoolest, see kõik on praeguseks vähemalt ajutiselt peatunud. Siin on Trumpi postitus Truth Socialis, kus ta teatab sõjapausist. Olulised osad on järgmised. Tsiteerin. Tingimusel, et Iraani Islamivabariik nõustub Hormuzi väina täieliku, kohese ja ohutu avamisega. Trump nõustub peatama Iraani pommitamise ja ründamise 2 nädalaks. 2 nädalat. Kus ma olen seda varem kuulnud? Igatahes, kui minna umbes poole peale, siis Ameerika Ühendriigid said, tsiteerides, Iraanilt 10-punktilise ettepaneku ja usuvad, et see on toimiv alus läbirääkimisteks. Noh, mis see 10-punktiline ettepanek siis on, võite küsida. Hea küsimus. Võiks arvata, et Iraanil oleks lihtne need 10 punkti avalikustada, aga ei. Iraani riigimeedia on avaldanud nõudmiste kokkuvõtte, mis sisaldab kõigi Iraani vastu kehtestatud sanktsioonide tühistamist ja USA sõjaväe täielikku lahkumist Lähis-Idast. Teine neist ei juhtu. Ameerika Ühendriigid ei kavatse end selles piirkonnas nõrgestada, eriti nii kaootilisel ajastul nagu praegu. Samuti on raske ette kujutada, et Iraan vabaneb täielikult kõigist majandussanktsioonidest. Aga need riivavad vaid tegelikke probleeme. Farsi keeles kokkuvõte sisaldab ka seda, et Ameerika Ühendriigid tunnustaksid Iraani õigust uraani rikastada. Nii see saaga algas eelmisel juunil ja ma ei usu, et Valge Maja sellega nõustub. Taktikaliselt on samuti raske mõista, kuidas Iraan loodab ehitada uusi rikastamiskohti, arvestades, et nende õhutõrje on praegu vaid vari sellest, mis see oli 6 nädalat tagasi. Ja ühe F-15 allatulistamine ei muuda seda. Mitte siis, kui B-2 varkpommitajad suudaksid selle ülesande niikuinii täita. Aga suurim probleem on see, et Iraani 10 punkti hulka kuulub Iraani jätkuv kontroll Hormuzi väina üle. Just see, millest relvarahu sõltus. See on Ameerika Ühendriikide jaoks täiesti vastuvõetamatu. Ja isegi kui juhtub midagi kummalist, kus Trump selle konkreetselt vastu võtab, ibolla sellepärast, et ta tahab jätta Euroopa selle probleemiga, on raske uskuda, et see kehtiks ka ühegi tulevase USA presidendi puhul. Praegu nõuab Iraan $2 miljonit teemaksu iga laeva eest, mis väinast välja sõidab. Vähesed kasutavad Teheraani pakkumist, kuid mõned siiski teevad seda. Kui see muutuks uueks tavaks pärast sõja lõppu ja liiklus taastuks tavapärasele sagedusele, teeniks Iraan umbes 65 sellist tasu päevas. Aasta jooksul teeb see kokku $47 miljardit. Võrdluseks Iraani SKP on $375 miljardit. Nüüd, see kiire arvutus tõenäoliselt ülehindab tasusid, mida Iraan tegelikult teeniks. Näiteks võiks arvata, et Iraani naftaga täidetud tankerid oleksid vabastatud tasudest.
liiklus ei taastuks ka täielikult normaalseks, sest osa tankereid leiaksid oma äritegevuseks muid kohti. Vastavalt sellele, kui $2 miljonit on see, mida Iraan võiks sõja ajal küsida, siis kõrgeim küsitav teemaks langeks rahuajal märkimisväärselt. Sellegipoolest oleks see Iraani jaoks tohutu ootamatu tulu. Asi on selles, et midagi peab selles osas muutuma. Vaatamata suurele osale selle teema kommentaaridest tasub märkida, et Ameerika Ühendriigid ei nõustunud Iraani 10 punktiga. Trumpi post ütles just, et see oli toimiv alus läbirääkimisteks. Iraani välisministri avaldus, mis postitati veidi hiljem, käsitleb Ameerika 15-punktilist plaani ja Iraani 10-punktilist plaani kui ühist alust läbirääkimisteks. See on naljakas, arvestades kui vastuolulised need on. Selle teemaga sobivalt ütleb välisministri sõnum samuti, et, tsitaat, 2 nädala jooksul on võimalik turvaline läbipääs läbi Hormuzi väina koostöös Iraani relvajõududega, arvestades tehnilisi piiranguid. See on vastuolus Trumpi seisukohaga, mille kohaselt tuleb väin täielikult, koheselt ja turvaliselt avada. Asja teeb veelgi keerulisemaks see, et Iraani julgeolekunõukogu avaldas riigimeedia vahendusel avalduse, milles öeldakse, et Ameerika Ühendriigid nõustusid Iraani 10-punktilise plaaniga. See on vastuolus välisministri väitega, mis võib viidata sellele, et Iraanis on sisemine lõhe, mis võib järgmiste päevade jooksul väga avalikult välja tulla. See on tegelikult juba alanud Trumpi poolelt, kuna ta vaidlustab Iraani julgeolekunõukogu sõnumi autentsust, mis võib viidata sellele, et Ameerika Ühendriigid tunnustavad ainult osa Iraani valitsusest läbirääkimisõiguslikuna. Ja olukorra veelgi keerulisemaks muutmiseks avaldas Iraani riigimeedia eraldi teate, milles öeldi, et Iraan ja Omaan hakkavad vaherahu ajal ühiselt võtma tasu väina läbimise eest. Jällegi on see vastuolus väina täieliku, kohese ja turvalise avamisega. Kokkuvõttes eirab see kõik tõsiasja, et väina avatuks olemine ei sõltu sellest, kas kumbki pool ütleb, et see on avatud. See sõltub sellest, kas laevandusettevõtted usuvad, et nende laevad on piirkonnas liikudes turvalised. Seda peame veel ootama ja vaatama. Viimane märkus relvarahu kohta. 2 nädalat on vaevu piisav aeg, et kõik korda ajada. Keskmine ajavahemik relvarahu alguse ja lõpliku kokkuleppe saavutamise vahel on umbes 10 kuud ning isegi ajaloolisi erandeid arvestamata on see ikkagi 4 kuud. Seetõttu näen ma neid 2 nädalat pigem kui rahunemisperioodi. 2 nädala pärast kas pikendatakse seda või algab seda uuesti. Oleks ajalooliselt haruldane, kui selleks ajaks oleks lõplik kokkulepe sõlmitud. Olgu, see kõik tundub olevat relvarahu suhtes negatiivne tõlgendus. Nii et liigume nüüd mõne punkti juurde, miks võiks olla põhjust olla optimistlik, et midagi võib lõpuks siiski püsima jääda. Pea meeles, sõda on läbirääkimiste ebaõnnestumise tulemus. Võitlus on kulukas ja see annab mõlemale poolele stiimuli pidada läbirääkimisi lahenduse üle, mis vastab sõja oodatavale tulemusele, kuid ei too kummalegi poolele lisakulusid. Seega, kui me tahame selgitada, miks sõjad lõppevad, peame esmalt selgitama, miks pooled ei suutnud jõuda kokkulepitud lahenduseni. Seejärel peame selgitama, mida võitlus vahepeal tegi, et kõrvaldada läbirääkimiste takistus. Alles eile ilmus New York Timeses pikk artikkel Trumpi lõplikust otsusest alustada sõda. Ma tahan jääda sündmuste üldise ülevaate juurde ja selgitada, kuidas see seostub sõja võimaliku lõpetamisega, kuigi pikema loo juurde tuleme hiljem tagasi. 11. veebruaril külastas Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu Valget Maja ja esitas oma põhjendused, miks Ameerika Ühendriigid võiksid Iraani vastu sõja alustamisest kasu saada. Põhisõnum oli, et nii režiimi muutus kui ka Iraani sõjalise võimekuse hävitamine on teostatavad. Iraan ei suudaks vastuseks sulgeda Hormuzi väina ning kahju USA liitlastele piirkonnas oleks minimaalne. Võid mäletada, et Donald Trump tundus jaanuaris olevat innukas rünnakut alustama, kuid piirkonna liitlased väitsid, et ta peab ootama, et saaks rohkem kaitsevahendeid paigaldada. Nüüd sai ta piirkondlikelt partneritelt signaali tegutsemiseks. Donald Trump lasi USA luurekogukonnal neid järeldusi uurida ja koostada järgmiseks päevaks raporti. See koosnes 4 küsimusest. Ajatolla mõrvamise võimaluse kohta. Jah,
see oleks üsna lihtne. Iraani võimekuse halvamine jõudu näidata ja oma naabreid ähvardada. Jah, ka see oleks üsna lihtne. Rahva ülestõusu esilekutsumine Iraanis. See oli võimalus, kuid seda polnud võimalik tagada ning see ei tohiks olla sõja otsene eesmärk. Täiemahulise režiimi muutuse algatamine. Jällegi, see oli võimalus, kuid see oli ebatõenäoline ning see ei tohiks olla sõja otsene eesmärk. Ei olnud mingeid eksiarvamusi, et Iisraeli hinnang oleks täpne, vähemalt valitsuskabinetis. CIA direktor John Ratcliffe kirjeldas seda kui farsiliku. Rahvusliku julgeoleku nõunikuna kirjeldas Marco Rubio seda kui sünonüümi pulli väljaheidetele. Vabandust, Marco, aga see on peresaade sõjast. Kui tuidendada Valge Maja sisest arutelu kui otsuste tegemist alles jäänud ebakindluse tingimustes, siis erinevad osapooled pakkusid erinevaid arvamusi parima edasiliikumisstrateegia kohta. Keegi nagu asepresident J.D. Vance, kes ei pea rahvusvahelisi tulemusi eriti oluliseks, ütleks, et sõda ei ole riski väärt. Ja see oligi tema seisukoht. Aga keegi nagu Trump, kellel on küll rohkem sõjakamaid kalduvusi, hoolimata sellest, et ta kandideeris presidendiks neoisolatsionismi platvormil, võiks sama luureinfo põhjal otsustada võidelda. Kas risk on tasu väärt? Sõltub sellest, kui väärtuslikuks sa tasu pead. Igal juhul saab sõja lahendada see, kui selgub, mida sõda tegelikult tooks. Iraan lükkab tagasi Ameerika Ühendriikide esialgsed nõudmised, sest Islami Vabariigi valitsus usub, et suudab saavutada parema tulemuse, kui USA parim luurehinnang ette näeb. Nii et pooled võitlevad mõnda aega ja siis jõuavad kokkuleppele, kui USA luurekogukond uuendab oma infot ja vähendab oma ootusi vastavalt sellele, mida Iraani valitsus algselt arvas. See on põhjus olla optimistlik selle suhtes, kuidas relvarahu võiks kujuneda pikaajaliseks kokkuleppeks ja kui mitte seekord, siis võib olla üsna pea pärast seda. Samal ajal on olemas ka teine vaatenurk, mis annab samuti põhjust optimismiks. Tuletame meelde, et luurekogukond uskus sõja alguses, et režiimi muutus on võimalik, isegi kui see polnud tõenäoline tulemus. Ma arvan, et on kiusatus selle hinnangu põhjal see sõja ajendina kõrvale heita, kuid need kaalutlused ei toimi nii. Tõsiasi, et rahvaprotestid olid üldse võimalikud, näiteks isegi 25% tõenäosusega või veidi madalamaga, avaldas siiski märkimisväärset mõju sellele, mida Ameerika Ühendriigid võisid loota sõjas saavutada. Ja isegi kui tegelik tõenäosus oli sellest palju madalam, näiteks 10%, võis see olla ainult 10% seetõttu, et Iraani valitsus pidi protestiliikumiste maasurumiseks nii palju pingutama. See omakorda nõrgestas Iraani Ameerika Ühendriikide rünnaku ees. Kuid peamine probleem on see, et protestijate võimalus valitsus kukutada oli üürike ning seetõttu Ameerika Ühendriikide sundvõim aja jooksul väheneks. See kaalub üles rahuläbirääkimiste atraktiivsuse, et vältida sõjakulusid. See, mida hiljem Iraanit välja pressida saab, kui protestid enam päevakorral pole, võib olla hullem kui praegu võidelda. Noh, siis lõpetab sõja ülestõusu võimaluse kadumine. Viimaste nädalate jooksul on olnud mitmeid luurelekeid, mis viitavad sellele, et see võimalus on tõepoolest sulgunud. Kui Iraani sundvõim jääb nüüd püsima, siis pole enam tungivat vajadust võidelda ja me peaksime jõudma kokkuleppele. Jällegi, ma ei tea, kas just see konkreetne relvarahu jääb püsima ka pikemas perspektiivis. Aga kui see ei ole see relvarahu ja protestijate väljavaated on tõesti halvenenud, siis võib see olla järgmine relvarahu, kui mõned detailid saavad paika. Nii et, mis on meie tänased peamised järeldused? Relvarahu, sellisel kujul nagu see praegu on üsna segane, täis vastuolusid mõlema poole poolt ning tingimused, millega nad ajutiselt peaksid nõustuma, pole isegi kokku lepitud. Siiski võiksime olla optimistlikud sõja lõpu suhtes, kui selle algpõhjuseks oli USA ülehindamine selle kohta, mida sõda võiks saavutada ning nüüd on nad saanud teada, et see pole nii. Samamoodi kui Valge Maja alustas sõda selleks, et kasutada ära Iraani valitsuse tähelepanu hajumist protestijate tõttu ning nüüd pole protestimine enam võimalik, siis pole ka sõja jätkamiseks põhjust. Ma usun, et see on nüüd minu jaoks järjestikune 40. päev,
ja võib-olla jõuame peagi hetkeni, kus asjad rahunevad piisavalt, et saaksin taas tegeleda mõne pikema foorumi sisuga, mille olen seni ootele pannud. Kui Rui rahu jumalad seda tahavad. Vaadake seni sõjasarja arhiivi. Ja kui teile meeldis tänane video, siis palun laikige, jagage ja tellige kanal ning kohtume juba järgmisel korral. Hoidke end!